Hei, ma olen Anneli, müstik, suhtetervendaja ja selgeltnägija ja täna siis vaatleme, mis see nädal meile toob, millele keskenduda, et oleks küllust, õnne, armastust ja kõike head. Sel nädalal kutsutakse sind üles siis vaatama, et mis toob sinu ellu rahu ja mis seda röövib. Päevavalgele tulevad igasugused valed nii ühiskonnas kui ka isiklikul tasandil, siis sinu ümber, sinu enda seeski. Et kui sa tunned, et tahaksid müüri ette panna ja mitte millegagi tegeleda, mis sulle valu põhjustab, mis sulle stressi toob, siis tegelikult see on väga õige, see kasutab sinust tugevust, kui sa ütled ei. Ja kui sa lihtsalt astud üle nende takistuste ja läbi selle hirmu, et ma ei ole piisav, kui ma olen järsku tugev ja võib-olla teistele vähem vastuvõetavam. Sest ega see nõuab julgust öelda ei ja olla vähem mugavam inimeste jaoks. Sel nädalal kutsutakse sind vaatlema maiseid ja varalisi teemasid. Ehk siis, kui sa kedagi näiteks aitad, siis kas see tegelikult viib sind sinu teest kõrvale, tekitab sulle viha või aitab see sul tegelikult ka enda elus küllust luua. Kas see energia on balansis ja tasakaalus ja voolavuses ja tekitab siis elutervet sümbioosi kõigi asjaosaliste vahel või mitte. Et igasugused sellised lahkused ja teened ja asjad, mis tekitavad sellist tunnet, et kõik on liiga palju ja panevad sind tundma, et see oli ikkagi piisav, kui palju see siis sellele inimesele on, et need lõpevad ära. Need naljad ja need mängud võiksid nüüd tõesti ära lõppeda, sest ei ole mõtet oma andeid ja ressursse ju raisata. Et kui see ei ole voolavuses see energia, siis see tegelikult lihtsalt on raisatud energia. Ja selline sisemine vastuseis on väga-väga tugev. Tahaks minema kõndida kohe kõigest, mis tundub vale ja võlts ja vastik ja mis ei tekita sellist sisemist rahu. Ja tegelikult tõest saadki sa aru selle järgi, et see tekitab sus rahu. Keegi ütleb midagi, sinus ei teki sellist tohutut elevust, ärevust, mingisugust äärmuslikku emotsiooni, vaid see on lihtsalt jah, see on tõde. Sa tunned selle ju tegelikult ära. See isegi õigu midagi, kõik on väga kindel ja selline jaatav. Keha võtab selle omaks, kui see on tõde. Et igasugused valed siin tõesti maailma mastaabis tõesti on päevavalgele tulemas ja sellised haavad ja vanad reetmised ja manipulatsioonid ja sellised sõltuvused ja asjad, mis kõik on olnud vakaal kuskil peidus. No, need tulevad nüüd päevavalgele, nii et kui sul on ka mingid vanad lõpetamata asjad kellegagi, keegi näiteks kiusas sind kunagi või röövis sult raha või tegi sulle midagi, mis on tegelikult seaduse vastane või lihtsalt vägivaldne vaimselt või füüsiliselt, siis on hea aeg tegelikult see uks avada ja lihtsalt sellest rääkida. Kui sellest räägid, siis terendab tegelikult sinu sisemist last. Sest iga kord, kui sa lubad endale teha midagi halba ja sa ei ütle midagi, siis tegelikult sinu sisemine laps tunneb ennast kaitsetult. Keegi ei kaitse sind. Sa lihtsalt lased sellel juhtuda. See on sellise vägivaldse ärakasutamise energia lubamine. Sellest on vaja nüüd edasi liikuda ja tõesti luua endale see kindlustunne, et minu tagala on kaitstud. Kui keegi teine seda ei tee, siis mina mõtlen ei, kui mulle ei sobi. Ja sa ei pea leidma põhjust, miks öelda ei. Kui keegi ütleb sulle midagi, lähme teeme seda või las ma istun su kõrval ja tulen sulle järjest lähemale. Kui sul on ebamugav, mis ei sobi sulle, see lihtsalt ei. Ja vahest tuleb lihtsalt öelda ei ja lasta sellele ei lõhus rippuda. Las ta ripub, ebamugav, väga hea, tegele sellega. Ei ole vaja kogu aeg inimestele meele järgi olla. Pane asjad pausile. Kui sult küsitakse näiteks, et tahad sa tulla sinna sündmusele või tahad sa minna kohvikusse, siis võtta endale mõtlemisaega, ütle, et jah, ma mõtlen sellele, ma olen sulle poole tunni pärast teada. Et siis sa saad olla iseenda otsuste ekspert. Sa võtad järele mõtlemise aega ja siis ütled, mis on vaja. Sest kui see vana people pleasing energia tahab läbi tulla, siis on väga keeruline autentsid otsuseid vastu võtta. Esile tuleb selline kahe maailma vahel olek. Selline veider tunne, et just kui kuhu ma siis kuulun täpsemalt. Ühelt poolt on need vanad mingid hirmud, vana maailm, stress, selline maailm, kus siis kõik kuulavad uudiseid ja kardavad, et mis nüüd hakkab juhtuma ja mis nüüd võib juhtuda, kogu aeg on see worst case scenario. Aga teiselt poolt on selline sisemine tugevus ja kindlus ja teadmine, et tegelikult ma ei ole üksi. Tegelikult minu ümber on lahkeid inimesi, on inspiratsiooni, kõike, mida ma vajan. Selline mõnele võib see tunduda lapselik, isegi naiivne, aga tegelikult on see ju tõde, et
kui sa usud, et su ellu tulevad õiged inimesed, kes sind kaitsevad, kes on sinuga samal lainel, siis nad ka sinna ilmuvad, sest sa ise juba vibreerid seda energiat ja kui sa elad maailmas, kus kõik on selline hirmu baasilt tulenev, et äkki homme algab sõda, äkki see ja äkki too, siis sul juhtuvadki kehvad asjad, siis sa kogu aeg kardad midagi. Ja see, millele me keskendume, see ju kasvab teatavasti. Energia tõmbab omasugust, nii et siis ole ettevaatlik sellega, mida sa manad enda ellu. Suhete tasandil siin on väga tugev muster, selline kuum külm, ei tahaks nagu väga palju anda, see tekib mulle kurbust, tahaks nagu lahkesamas olla, jälle selline inimeste meele järel olemise energia versus ma tahaks võistelda ja ka keegi olla ja tahaks võidelda oma õiguse eest, et mind oleks näha ja kuulda, et see säramise kaart tahab läbi tulla, aga sa ei ole sellele samas pühendunud, mitte piisavalt, saaks rohkem, tead küll, et oma loo jutustamine, oma sõnumi maailmaga jagamine, selleks on aeg päris küps tegelikult, nii et võta vastutus ja usaldama sisetunnet, see, mis tekitab sulle kirge sellist tunnet, vot, sellest ma räägiks, siis räägigi, sest siis sa saad seda, mida sa tahad, et see kire energia, see sisemine tuli, sellel on nüüd vaja sellist ruumi, et selliseks leegiks puhkeda ja see ei pea olema hävituslik, nüüd me õpimegi sellist uut viisi, kuidas siis elada nii, et see kireleek küll lõõmab, aga ta ei ole hävituslik. Et ta on õiglane ja loob uut maailma. Et on selline transformeeriv, mitte siis miski, mis tulekahjuna kõik maa põletab. Aga kui sa ei tea täpselt, kuidas tule ja sellist rahu energiat balansseerida, siis kui sa näiteks praktikat, et sa visualiseerid siis seda tuleleeki enda ees, et see kasvab sinu sees, eriti siin juure tšakra juures, et siis see punane energia, see punane tuli siis käib sinu kehas üles alla, siis pärast, kui sa oled näiteks loova sessiooni või mingisuguse mõttetöö lõpetanud, siis päeva lõpus sa võid visualiseerida, et see tuli jälle tõmbab ennast väikseks kokku, selline väike söökene, mis sinu sees hõõgub, et ta ei pea kogu aeg lõõmama, et see muutub ka väsitavaks. Ja muidugi vesi balansseerib seda ka väga hästi, aga lihtsalt nende energiat oleks tasakaalus ja balansis. Et praegu see tuleenergia, see sisemine kirg, sellel on tohutu vastupanu. Tahaks sellest nagu minema minna selle eest. See on liiga intensiiv, et tahaks nagu peitu pugeda ja tahaks seda rahu. Aga see tuli võib olla väga rahulik. Oled selline küünalt põlemas, näiteks vaikselt talveõhtul või siis kaminad praksumas. See on ju rahulik protsess, see ei ole nagu mingisugune metsatulekahju, mis lõõmab ja järsku pauh kõik enda alla matab ja võtab. Et see kirg võib olla rahulik, mõtestatud, sügavmõtteline. Nii et loo see suhe enda sisemise tulega natukene uueks, mõtleksin. See on uus maailm, uus aeg, uus ajastu. Ja mis aitab, on see, kui sa oled autentne. Räägid autentselt, käitud autentselt, sa ei peida ennast enam, sest see tunne, kui sul on kõike liiga palju, on see, mis paneb selle tule lahvatama, sest tuli on ka kaitsja. Kui sa tegeled tule energiaga või sinu sees on selline, ma lähen ja teen asjad ära, siis kui sa ei saa seda teha, siis tuli plahvatab, plaksatab, teeb mingid veidrad asju, et mida autentsem sa oled, seda rohkem sa tegelikult oled kontaktis selle sisemise tulega ja seega kontrollid seda. Või kontrollimine ei ole õige sõna päris, ma ütleksin, et juhid seda. Et see on sinu juhitav, mitte miski, mis sind juhib. Suhete tasandil sel nädalal on siis ka selline tunne, et kõik, mis ei ole eluterve, ei toida seda vaimset, füüsilist ja spirituaalset arengut ja sellist rahu, siis sellega nagu ei tahaks väga tegeleda. Et igasugused ebakindlused tulevad esile ja on väga oluline, et partnerid üksteist kaitseksid ja üksteisele meelde tuletaksid, et kes sa siis päriselt oled. Õnnelikes suhetes siis on tõesti tiimitöö väga tugevalt esindatud. Seda siis eriti just praktilistes ja kodustes teemades ja just selles, et kuidas te üksteisega suhtlete. Et selles peitub võti see tiimitöö, et kuidas me suhtleme, kas see on nii, et mina räägin, sina räägid, mina kuulan, sina kuulad, võtate seda korda mööda, mitte et räägite üksteisest üle ja kuidagi proovite võistelda. Ja kõige keerulisemaks asjaks suhetes siis sel nädalal ongi see baas ebakindluste ülestulek.
et see, mis tekitas väga palju südamevalu kunagi minevikus, isegi depressiooni või sellist väsimust, see kõik hakkab nüüd üles tulema. Ja on äärmiselt oluline proovikivi, et kuidas te partneritena sellega siis toime tulete, kas see on eluterve, kuidas te probleeme lahendate ja üksteist toetate, kui kellelgi on raske, või kas ühel või mõlemal partneril tekib siis selline resistantsus, et ma ei taha sellega tegeleda, tegele ise. Üks partneritest võib-olla on pisut ebaküps ja ei saa sellega tegeleda lihtsalt. Ja suhetes kõige olulisem on siis jagada oma lugusid. Miks me oleme sellised, kes me oleme, kus need traumad tulevad, kus need reaktsioonid tulevad, kui näiteks miski partneri öeldu sind trigerdab. Ja kui partner sind kuuleb ja on see tiimitöö, siis tõesti näitab seda õnnekaarti, et üksteist kaitstes tegelikult me tervendame selle ebapiisavuse tunde üksteises. Suhetes, kus siis üks osapool või mõlemad tõesti ei suuda, siis tegelikult partneri lugu kuulata nii, et nad suudaks olla vaatlejad, kuulajad ja mitte saada trigerdatud sellest, mis partner räägib, see on tõeline kunst, sest näiteks kui see partner räägib sellest, et talle ei meeldi, kui tema peale häält tõstetakse, sest tema isa kunagi tõstis kogu tema peale häält ja see paneb teda tundma nagu mingi väike laps ja traumatiseerib teda. Et siis, kui sa tunned ennast trigerdatud, hakkad tema peale karjuma, et ma ju ei karju ja miks sa mind süüstad karjumises, et siis see tegelikult ei ole see hetk, kus tuua tähelepanu enda peale, vaid hoida talle ruumi, las ta räägib oma raskusest ja siis anna talle aega ja ruumi ja siis sa võid rääkida enda raskusest, et miks võib-olla sina tõstad häält, sest äkki sind ei kuulatud kodus ja teistmoodi ei saanud oma soovidest teada anda lihtsalt. Ja siis leiatagi kesktee, et kuidas siis teha nii, et kui üks tõstab häält ja teine tunneb, et see läheb juba liiga paljuks, et siis on äkki mingisugune turvasõna, näiteks ruupor, ütled lihtsalt ruupor, siis partner teab, aha, läks vist paljuks, ma tõmban tagasi, ma mõtlen selle üle, analüüsib ennast, väga hea, et see on see käitumismustrite muutmine ja nii saab siis suhtes ka seda stabiilsust luua, et ei pea alati müür ette seadma ja üksi kõike tegema, et partnerlus on siiski ju, nagu nimigi ütleb, et olge partnerid ja kui see ei toimi, üks osapool näiteks ei taha või tahab ainult oma asja ajada, siis ei ole partnerlus, et siis tasub järgi mõelda, et mis see suhe sulle annab. Kas see on mingi traumamustri ja vana südamevalu tervendamine läbi korduva kogemuse, et sa kordad mingit sama mustrit jälle või mis see täpsemalt on. Muidugi, kui sul on vaja täpsemalt lugemist, siis ma olen olemas, et saame vaadata, sest eks igal ühel on oma teemad ja see on üldine lugemine. Vallalised siis. Sel nädalal on hirm lausa, et no jälle mingi manipulaator ka hoib. Aga mis sa kardad? Sa ei oska teid juba ära tunda. Sa ei kardaks, kui sa ei teaks, kes need on. Nii et ära tunne sellist hirmu ja ebapiisavuse tunnet ja sellist tunnet, et oi, ma pean ennast hirmsasti kaitsma. Miks? Sa tunned nad ju ära, nii et see on okei seda kogeda. Vaadata, mis inimesega on tegemist, küsida oma kohta küsimusi, vaata, mis ta vastusega ütleb, mis energiat sa tunnetad. Selline õpikoht, sa ei pea iga ühega ju kohe ja kokku elama, hüppama, vaid lihtsalt vaatled teda. Vaata, kuidas ta käitub, eriti teiste inimestega, siis kui ta arvab, et teda ei märgata parajasti. Et vaata, mis on tema agenda, mille nimel tema töötab, kas ta on õiglane, mis reeglite kohaselt ta elab, sest narsissistid ja manipulaatorid, nad võivad peegeldada, et nad on altruistlikud ja huvitavad teistest, aga tuleb alati läbi sellise prisma, et ma tahan näida millegina, et näida kõige parem. Ehk siis, kas ta tahab alati ennast kuidagi paremana tunda kui teised, ehk siis, et ma annan ju kõigile, ma olen nii lahke ja nii hea, et see ülivõrre on alati üsna kahtlane asi. Et manipulaatorid võivad sulle ka sel nädalal eriti palju lubada igasugust uste avamist, et ma tean seda inimest ja toda inimest ja ma võin sulle need uksed avada ja siis ma võin sind aidata sinna ja siis sinna ja ühesõnaga aga näita siis seda, mis sa räägid, et näita, anna mulle see kontakt ja vaatame või siis lähme ühisele sündmusele ja paneme mingi plaani paika, et kuidas me neid asju lahendame või koos mingi projekti loome, et hakkame pihta, mis siin ainult rääkida. Et vaata siis tegusid, mitte sõnu. Tekib selline kerge stress, et tunne, et keegi võib proovida siin isegi kontrollida, siin mingid vanad haavad ka tulevad esile, see on okei, väga hea, ja kui sul on halb kogemus, siis oleks ka totter, kui sa ei reageeriks sellistele manipulatiivsetele energiatele, et
et see on tuttav, sa juba tead, mida sealt oodata, nii et see on väga hea, et su keha reageerib. Näitab, et sinus on see sisemine tarkus, kui sul on ärevus kellegagi suheldes, siis usalda seda, see on mingi põhjusega, aga lihtsalt kui sa tunned, et keegi on manipulaator, siis ei soovita väga seda talle ütlema hakata, see ei vii nagu kuhugi, et lihtsalt siis vaikselt nõmbu eemale, tee oma asja, et siis ei ole sealt mingit negatiivset energia plahvatust sinu suunas, eriti mis puudutab maine hävitamist ja muid klassikalisi relvi, mida siis narsissistid väga hea meelega alati kasutavad, kui neid ei valita, sest enda arust on nad ju kõige paremad, kuidas sa julged mitte neid valida ometegi. Uskumatu, milline jultumus. Et selles mõttes, ühesõnaga vaata, kas see on tiimimängija või mitte. Kas ta ajab mingit oma agendat ja proovib sind liimile tõmmata või on ta tõesti huvitatud päris siiralt ja tõeliselt, et luua koos mingit maailma, kus temal ei pea kõige üle kontrolli olema ja kus tema ei ole see kõige ülivõrdelisem isik, keda peaks siis ülistama justkui. Sa tegelikult tead seda infot. Mulle tuleb info, et sa oled teadlik. Nii et usalda oma sisetunnet tegelikult siin kohal. Ja tegelikult ikkagi näitab siin mulle, et kõik need vanad õppetunni, mis sa oled kogunud kohtingutelt, suhetest, need ärevused, mis sinu sees on, tegelikult on aeg natukene panna uued suhted pausile, võtta rahulikult, keskenduda tööle, oma karjääri ülesseadmisele, oma enda staatusele, et sul oleks siis suhtele ka midagi pakkuda ja tõesti uute avanemine on tegelikult õiges kohas, et kui sinu ellu ilmubki mingi manipulaator, kes lubab, et ma teen sulle kõik uksed valla, no aga tee siis. Ja kui tema ei tee, siis mine tee ise, sest tegelikult manipulaatorid tunnetavad väga hästi energeetikat ja kui ta näeb, et sina oled selline inimene, kellel on vaja seda ust avada, kelle südame soov tegelikult ja valmidus on see, et ma tahan midagi uut teha oma elus, siis võtagi seda tema peegeldust kui seda, mida sul oleks vaja teha, sest ta ju vaatab sinu enda olemust ja näeb, mida sul vaja on. Vahest isegi paremini kui see ise. Ja see on nende selline vahest valus, aga tegelikult kasulik õppetund, et ei pea minema mingi kanaldaja juurde, vaid võtad narsissisti, paned endaga lauda istuma ja siis vaatad, kuidas ta sulle muljet proovib avaldada, sest see, kuidas ta sulle külje alla proovib ujuda, see on see, mida sa päriselt vajad suure tõenäosusega. Nad on päris osavad selles. Nii et katsu lahti lasta ka igasugust vihast ja segadustundest, kui miski on selline, mis võib-olla hoiab sind seisakus, et praegu ongi selline rahulik, aeglane tiksumisaeg. See nädal on ikkagi veel aprilli lõpp ja aprill on selline kuu, kus justkui midagi ei toimu, aga tegelikult pinna all kogu aeg midagi väreleb, kogu aeg midagi toimub. Et sa tegelikult integreerid vana, õpitud ja oled valmis uueks tsükliks. Rahaasjades siis on väga palju lugusid, mida räägitakse, aga keegi vastutus võtta ei taha, justkui ei ole õige aeg tehinguteks. Mingi veider energia on tõesti praegu sees, mis hoiab asju paigal. Esiteks ja teiseks, kõik põgenevad vastutuse eest. Nii et kui sa teed mingeid tõesti suuri oste või kus on näiteks garantiid vaja ja midagi peaks juhtuma, siis siin hakatakse mängima, keegi taha vastutust võtta või sa müüd maja, seal võib mingeid probleeme tulla ja keegi taha vastutust võtta, et see on selline natukene kehva aeg selleks. Muidugi ei saa oma eluga kaartide järgi elada, aga lihtsalt ole siis sellest teadlik ja vaata ette, ole võimalikult rahulik oma tehingutes tõesti. Maailmas üldse on praegu ikkagi keerulised energiad, transformatsioon läbi surma, läbi vana uueks saamise ja valet päevavalgel loob alati sellise ebastabiilse ja sellise ootusäreva keskkonna, kus me siis praegu oleme. Et loomupärane instinkt, eestlastel üldse vist on, elame oma maailmanurgas siin, on mitte kaasa lüüa ja kuskil oma ette ära tõmmata. Aga tegelikult tuleb silmas pidada ka seda, et kui maailma eest ei seisa enda väärtuste eest, siis see jõuab ka lõpuks ikkagi sinuni. Nii et vaata hoolikalt siis järgi, et mille sa seisad. Ja siis keskkonnas ja üldse kogu maailmas seisa nende asjade eest, mis loovad paremat elutasakaalu. Tegelikult see vastumeelne energia, mis puutub maailma siis, räägib just sellest, et maailm ei ole seal kohas, kus oleks hea elada tegelikult. See surma ja hävituse energia ja valed kogu aeg tulevad esile praegu. Aga siis selle asemel, et pead liiva alla peita, mõtle, et kuidas sa saaksid siis asja äkki paremaks teha. Millele sa peaksid oma hääle andma, et maailm oleks koht, kus ei oleks seda valu ja tunned, et kõik on liiga palju. Et see tegelikult toob sulle rikkust ja küllust, kui sa suudad välja mõelda,
et kuidas vähekenegi seda asja paremaks muuta. Et kuidas see balanss paigas oleks jällegi, kus on need, kes on abitud kuskil madalal maas ja siis need, kes siis on need türannid, kes siis kõike valitsevad ja need, kelle käest siis võimu ei ole, tahavad kuskil ära põgeneda. Aga tegelikult see tugevus on meie kõigi sees ju, et see ei ole ainult mingi eliidi pärusmaa, et olla edukas. Nii et siinkohas peitubki võti selles, et ühenduda oma hingesugulastega. See aitab edasi liikuda elu tervel moel, sest ühe inimese hääl, selles on väike vägi. Ikkagi väärtuslik vägi, aga mida rohkem meid on, seda suuremaks see hääl paisub, nii nagu ka kooril on ju suurem vägi kui üksikul lauljal. Et sama printsiip, nii et jah, ei pea kõike kannatust ja kõike raskust enda õlgadele võtma, et maailma päästa, aga ühendu samasuguste inimestega. Ja see tegelikult toob kõigile küllust. Kui need varad ja asjad hakkavad kuidagi võrdsemalt ära jaotuma, siis on kõigil rohkem balanssi. Üleüldiselt siis see nädal, kus olla väga-väga autentne. Eriti, mis puudutab suhteid, et kuidas sa ennast väljendad, ära peida ennast kuskil nurgas või kuskil maal või kus iganes sa oled. Et usalda, et õiged inimesed leiavad tee su ellu ja loo ise endale see turvabaas, et mina seisan enda eest. Mina hoolitsen enda vajaduste eest ja ma ütlen välja, kui mul on ebamugav või paha, et mina aitan ennast, et see sageli meil ei tule peres seda külluse ja kindluse tunnet, et kõik on olemas, mis on vaja ja meie seljatagune on kaitstud. Aga me saame seda ise endale pakkuda. Nüüd täiskasvanule siin ja praegu, olles endale ema ja isa eest, kes siis meid kaitseb. Nii et valik on muidugi sinu, aga see on üsna hea asi, millega tegeleda praegu. Ja alati tegelikult, et enda vajaduste eest seista. Ja on võimalus siin rahaliseks külluseks ja inspiratsioonipuhanguks, kui sa tegeled praktiliste asjadega. Ja see tegelikult kannab vilja, et praegu see seemnete küllamise aeg tegelikult toob sulle vilju tulevikus. Ja see on küll stressi rohkem, aga kõik see, mida sa oled õppinud, see tuleb sulle kasuks. Nii et praegu katsu istud oma ärevuse ja süütundega, kui sa hakkad enda eest seisma. Need tulevad ülesse, see on lihtsalt selline harjumuspärane tunne, mis sinusse on juurdunud läbi selle, mida keegi on sulle õpetanud. Enamasti siis vanemad või lapse eas või läbi traumaatiliste kogemuste see meisse juurdub. Aga tegelikult sa oled juba suurpärast oskustega, sinu on uksed valla ja kuigi tundub veel, et natuke on selline seisaku seis, enne kui sa saad päriselt oma kirge järgida, siis see läheb ruttu mööda. Et mais hakkavad energiat hoopis teistmoodi liikuma ja aprilli viimane nädal on veel selline vaikselt tiksumise aeg, vaikselt rahulikult. Et katsu mitte selle peale vihastada ja naudi seda natuke segadust. Et see on selline, ma ütleks energeetiliselt nagu teismelisi iga, et sa oled segaduses, kes ma nüüd olen, mis ma tegema pean, miks ma siin olen, kas ma üldse tahan siin olla, aga tegelikult siis õpid kõige rohkem ja arened kõige rohkem ja leiad selle kontakti oma kirega. See on ilmeksimatu, kui sa leiad selle asja, mis tõesti nagu võtab kogu su fookus ja sa tunned, jah, seda ma teeks. Et selle sa tunned selle vahe ära, tegelikult selle segaduse, järelikult need asjad ei ole võib-olla praegu need õiged, aga kui siis see õige energia peale tuleb, siis on päris põnev. Hea aeg on ka vaadata enda väsimuse ja sellise võib-olla depressiivse mingisuguse energia sisse, kui seda peaks esinema. Et ema teemad tulevad siin väga tugevalt esile. Eriti kui sinu ema on meil kõigil, ükskõik kui head on meie vanemad, siis lapsed on ju väga intuitiivsed ja tundlikud ja mingid asjad jäävad ikka sisse, siis eriti kui see ema on kohut mõistnud millegi üle, mida sa teed, siis sellega on aeg rahu teha. Tõesti, anda talle andeks, ta andis endast parima, andis selle, mis tal oli tol hetkel anda. Et see sinu sisemine laps vääris võib-olla paremat, aga sina saad seda nüüd pakkuda. Ja eks iga vanem annabki endast parima ja ei ole keegi ideaalsed, aga kõik, mis jäi puudu võib-olla või oleks võinud olla teisiti, siis paku seda nüüd ise enda sisemisele lapsele, siis olid selle sisemise rahu, mille pealt siis edasi toimetada, sest mais hakkab energia jälle kiiremini liikuma, nii et siis on vaja valmis olla. Aga seniks siis mõnusat tiksumist, oma südame rahus olemist ja autentses säras siis maailmale enda loo jutustamist.
kui sul on oma lugemist vaja, siis anna teada. Aga seniks siis maagilist nädalat ja näeme jälle!